Kas sa teadsid, et on olemas 3 kindlat meetodit, kuidas vabaneda sipelgatest, äädikakärbestest, teodest, nälkjatest ja paljudest teistest putukatest, kes ründavad sinu viljapuid ja taimi? Täna õpetan sulle samm-sammult, kuidas valmistada 3 ülitõhusat lõksu, kasutades väga odavaid materjale, mis on peaaegu kõigil kodus olemas. Nii saad sa neist kahjuritest lõplikult lahti. Nii et ilma rohkem aega raiskamata alustame esimese meetodiga. Esimene meetod seisneb väga tõhusas kleepuvas lõksus, mis sobib igasugustele ronivatele putukatele. Selle toimimine on väga lihtne. Kui sipelgad või mõni muu roniv putukas üritab viljapuule ligi pääseda, satub ta selle tõkke peale ja pöördub automaatselt tagasi sinna, kus tuli. Tegelikult, kui me seda videot filmisime, üritas üks sipelgas sellest üle minna ja nagu näha, ei suutnud ta seda tõket kuidagi ületada. Nii et kui tahad teada, kuidas seda lõksu teha, siis ma selgitan seda kohe. Kõigepealt on meil vaja tükki papist. Kuna tegemist on noore puuga ja tüvi pole väga jäme, piisab täiesti väikesest papitükist. Selles juhus teen ma umbes 8-tollise ehk umbes 20 sentimeetrise rõnga. Aga selleks, et see tuleks võimalikult täpne, kasutame üht väikest nippi. Lihtsalt seome markeri kruvikeeraja külge traadijupiga. Nii saame seda kasutada nagu joonlauda ja märkida täiuslikku ringi. Kui sinu puu on suurem, siis lihtsalt suurenda rõnga läbimüütu. Kui meil on ring juba märgitud, võtame kääridega ja hakkame seda niimoodi välja lõikama. Nüüd teeme lõike servast kuni rõnga keskpunktini. See lõige võimaldab meil rõnga avada ja selle hõlpsasti tüve ümber asetada. Lisaks, kui vaja, võime teha ka ühe või mitu väikest lõiget keskele, et rõngas sobituks ideaalselt tüvejämedusega. Kui rõngas on juba paigas ja tüvele ideaalselt kohandatud, on nüüd aeg luua kleepuv tõke. Selleks kasutame närilistele mõeldud liimi. Seda tüüpi liim on mõeldud välitingimustes kasutamiseks, mistõttu peab see hästi vastu niiskusele ja vihmale. Lisaks võid seda täiesti rahulikult kasutada, sest see ei kahjusta viljapuud. Nüüd tuleb lihtsalt kanda kogu rõnga ümber pidev liiniriba. Umbes poole tolli laiune riba on enam kui piisav. Oluline on, et tõkke oleks täielikult suletud, et putukad ei leiaks ühtegi kohta, kust läbi pääseda. Hooldus on samuti väga lihtne. Aeg-ajalt tasub kontrollida, et tõke oleks endiselt puhas. Aja jooksul võib sinna koguneda tolmu, lehti või muud materjali, mis lõpuks moodustab silla ja võimaldab putukatel sellest üle saada. Kui see juhtub, eemaldame lihtsalt selle mustuse ja lõks töötub jälle korralikult. Samuti on oluline jälgida, et rõnga ümber ei kasvaks umbrohtu, sest need võivad samuti moodustada silla, mille kaudu sipelgad pääsevad puule ilma liimibarjäärist läbi minemata. Kui märgad mõnda, eemalda see lihtsalt. Ja ongi kõik. Sellest hetkest alates, kui sipelgad või mõni muu roniv putukas püüab meie viljapuule ligi pääseda, kohtuvad nad selle tõkkega ega saa kuidagi puuni jõuda. Nii väldime, et nad saaksid meie viljapuid koloniseerida ja soodustaksid teiste kahjurite teket. Aga muidugi, see lõks töötab suurepäraselt ronivate putukate vastu. Aga mis saab lendavate putukatega? Nendega, kes jõuavad otse meie viljapuudele ilma, et peaksid mööda tüve üles ronima. Ka nende jaoks on olemas väga lihtne ja ülimalt tõhus lõks. Ja just seda hakkamegi kohe vaatama. Teine meetod seisneb väga tõhusas lõksus, mis püüab kinni viljakärbseid ja hulgaliselt teisi lendavaid putukaid, kes võivad meie viljapuid kahjustada. Selle toimimine on väga lihtne. Valmistame segu äädikast, veinist ja suhkrust, mis eritab väga tugevat ja sellele putukaliigile väga ahvatlevat lõhna. Seda lõhna tajudes tulevad nad pudeli juurde, arvates, et on leidnud toiduallika või koha, kus süüa. Kui nad on väikestest avadest sisse pääsenud, on neil väga raske väljapääsu uuesti leida ja nad jäävadki pudeli sisse lõksu. Tegelikult pole see lõks tõhus ainult äädikakärbse vastu, vaid püüab kinni ka palju teisi väikeseid lendavaid putukaid, vähendades olulised kahjusid, mida need meie viljapuudele võivad põhjustada. Nii et kui tahad teada, kuidas seda teha, siis ma kohe selgitan. Kõigepealt läheb meil vaja ühte plastpudelik. Selles juhus kasutan 1,5 liitrist pudelit, kuigi võid kasutada ka veerandgalonist või mõnda muud sarnase suurusega pudelit. Kõigepealt täidame umbes veerandi pudelist veinäädikaga ja lisame supilusikatäie suhkrut.
Seejärel teeme vedeliku tasemest kõrgemale mitu umbes 3–4 millimeetri läbimööduga auku, ehk siis umbes 1/8 tolli suurused. Oluline on, et need augud ei oleks palju suuremad, sest meie eesmärk on võimaldada väikeste putukate, nagu näiteks äädikakärbeste ja teiste sarnaste lendavate putukate sissepääsu. Kui see on valmis, on aeg see paika panna. Selleks kasutame lihtsalt mööri või paela ja riputame selle kohta, kus juba on vilju või kus puu alles hattab vilju kandma. Ideaalne on paigutada see nii, et see oleks suunatud sinna, kuhu hommikupaike esimesena paistad. Nii soojeneb sisu juba varahommikust veidi üles ja eraldab palju paremini seda küpse vilja lõhna, mis meelitab ligi äädikakärbseid ja paljusid teisi lendavaid putukaid. Nii suurendame lõksu tõhusust veelgi. Selle paigaldamine on väga lihtne. Lihtsalt tõmbame nööri läbi pudelikaela, seome selle oksa külge ja jätame nii, et see oleks korralikult kinnitatud. Ja ongi kõik, lõks hakkab kohe tööle. Mõne päeva pärast näeme juba, kuidas putukad hakkavad pudeli sisse ilmuma. Nagu näha, on selle lõksu tõhusus väga kõrge. Lisaks, tehes nii väikesed augud, väldime suuremal määral mesilaste või teiste suuremate tolmeldajate sattumist lõksu, püüdes peamiselt äädikakärbseid ja teisi sarnaseid lendavaid putukaid. Nii jääb enamik meie viljadest kaitstuks tüütute äädikakärbeste ja paljude teiste lendavate putukate nõelamiste eest. Aga meil on veel üks väga levinud nuhtlus igas aias või peinras. Teod ja nälkijad. Need, keda tundub, et kunagi pole näha, aga just siis, kui kõige vähem ootad, ilmuvad välja ja võivad ühe ööga hävitada võrsseid lehti ja isegi terveid vilju. Nende vastu on samuti olemas väga lihtne ja ülimalt tõhus lõks, kasutades rännevetika pulbrit. Seda kasutada on samuti väga lihtne. Lihtsalt võtame teotäie rennevetika pulbrit ja puistame seda, moodustades pideva rõnga ümber kogu taime aluse. Seda saab teha nii potis kui ka otse peendras. Oluline on, et ei jääks ühtegi tühimikku, sest iga väike ava kasutavad teod, nälkjad või mõni muu putukas ära, et viljapuule ligi pääseda. Ja miks see lõks nii hästi tretad? Sest see materjal koosneb mikroskoopilistest fossiilsetest vetikatest, millel on väga kare tekstuur. Kui tigu või nälk, kes sellega kokku puutub, tundub see pind neile äärmiselt ebameeldiv ja nad pöörduvad ümber enne, kui barjäärist läbi lähevad. Tegelikult on seda toodet juba aastaid kasutatud nii tigude ja nälkjate kui ja teiste ronivate putukate vastu. Selle meetodi ainus miinus on see, et vihmaga või niiskeks minnes kaotab see suure osa oma tõhususest. Seetõttu pärast mitmepäevast vihma või kui näeme, et barjäär on kadunud, paneme lihtsalt natuke juurde ja uuendame seda. Nagu näed, on hooldus väga lihtne ja see võimaldab meil hoida oma viljapuid kogu hooaja kaitstuna. Tänaseks ongi video abi. Nagu nägid, on need 3 väga lihtsat, aga ka väga tõhusat meetodit. Nüüd on sinu kord neid proovida ja näha tulemusi oma enda viljapuudel. Kui sulle video meeldis, ära unusta panna laiki, tellida kanalit ja kohtume juba järgmises videos.